Praegu on see hetk, kus ma peaksin tegema umbes 10 muud asja, aga ma tahaksin natukene rääkida benchihüppest. Benchihüpe on teatavasti selline hüpe, kus hüpatakse kuskilt kõrgelt, kas mõnelt sillalt või kõrge maja otsast või torni otsast või ma ei tea, teab kust hüpatakse alla ja ära ei surda, sellepärast et on sellised väga kallid köied või nöörid, mis siis tõmbavad tagasi. Ja mul oli selline asi, et umbes, ma ei tea, circa aasta tagasi, umbes nii, ma sattusin vaatama benchihüpet videosid ja mind haaras tohutu õud. Et ma ei suutnud isegi neid videosid lõpuni vaadata ja väga halb hakkas ja mida edasi, seda rohkem ma suutsin neid küll vaadata, aga mõte, et ma peaksin ise seal hüppeplatvormil seisma ja kuskil pea ees, ma ei tea, kuskil asfalti või ma ei tea, maapinna suunas sööstma, see oli mõeldamatu. Et iga rakk kehas karjus, et ei, see on väga õudne. Ja kõige õudsam tundus mulle hüppe Macao torni otsast, siis kõrguselt 233 meetrit ja vaba langemist siis 200 meetrit. Et see on väga selline ekstreemne benchihüppe. Ta oli hiljuti maailma kõrgemast kohast, nüüd on vist Hiinas üks sild, mis on natukene kõrgemalt, aga ta on ikkagi üks maailma kõige kõrgemaid benchihüppeid. Aga mul on selline asi, et ma olin Macaos käinud, et 2009, kui ma käisin Hongkongis, ma käisin ka väikesel päevasel reisil Macaos ja sellest on mul meeles näiteks visiit protestantide surnuaiale, mis oli siis ju nende meremeeste jaoks, kes seal oli ju maailma lõpp. Ja ma mäletan, ma seisin seal ja mõtlesin, et ma seisan praegu maailma lõpus, sõna otseses mõttes. Ja meeles on tollest ka külaskäik ühte Portugali restorani, kus omanik, keda kuidagi Senora öeldi talle, oli mustast pitsist kleidis. Kleit oli maani kleit oli seljas. Omanik oli umbes 100-aastane. Vaatsin, et ta on portugalane, aga siis nägin, silmad olid ikkagi viltused, nii et ütleme pool portugalane, pool hiinlane. Ja kuna ma olin Macaos käinud, siis ma mõtlesin, et ma lähen ise ka Macaosse ja hüppan ka. Aga muidugi see mõte oli selline pinnapealne, et ta oli küll mingis mõttes väga sügav mõte, aga samas ka selline, et see on ikkagi väga hull temp. Aga siis hakkasin ma uurima, mis see benchhüppe on, ja avastasin, et statistiliselt on ta ikkagi väga ohutu tegevus, et kui võtta asja ratsionaalselt, siis isegi ohutum, kui näiteks üle tee minna. Üle tee me käime iga päev, mitu korda päevas, eks ju. Aga kehalisel tasandil on lihtsalt väga õudne. Ja siin ongi see, et vaim ja keha lähevad lahku, et vaim ütleb, et pole midagi hullu, tuleb sutsake ära teha ja keha ütleb, et ootamas on väga õudne kole surm. Ja kuidas see hüppe sooritada, ongi nii, et vaim peab keha alistama. Aga kui ma Hongkongis olin nüüd, siis ma ei tea miks, aga ma ütlesin, ma lähen Macaosse. Ja siis vaim oli nagu valmis, aga mingi hääl hakkas mingid lollusi rääkima, et umbes, et ei, et täna on väga halb ilm ja väga halb ilm ja nii halva ilmaga ei ole võimalik üle mere üldse minna ja tegelikult selle päeval oli kõige parem purjetamisilm või seilamisilm oli üldse. Muidugi ma läksin Macaosse, siis ma olin Macaos, mõtlesin, et mida ma siin teen ja siis ma vaatasin kaugusesse ja ma nägingi seda torni ja see oli muidugi väga suur emotsioon, seda torni esimest korda nagu elus oma silmaga näha. Ja see oli mingi magnetiline jõud, mis hakkas mind selle torni poole vedama. Ja ma hakkasin sealt kõndima ja siis mul läks kõht tühjaks. Ja siis ma astusin sisse mingisse suvalisse tagasöödlikusse restorani, kus kõik oli ainult hiina või kantoni keeles, eks ju. Ja tundsin ära piisavalt märke, et tellid endale kalasuppi. Ja seal oli üks noor tütarlaps, kes
kes kasutas sellist tõlkeprogrammi, mis oli nagu chat nägi välja, eks ju. Tõlkis kõik aidati mind seal väga palju, väga kenad inimesed olid. Ja see nagu inspireeris mind edasi torni poole kõndima. Ma kõndisin ja läks juba pimedaks ja see torn nägi välja kauguses nagu mingi suur ja õitsev, mingi müstiline lill. Ta oli selline pikk varr, siis üleval selline, ma ei tea, nagu lillemoodi asi. Või õie moodi asi. Ja siis ma jõudsingi mingi hetk pärast pikka jalutuskäiku selle tornini. Ja ma vaatasin üles, ma läksin sinna kohta, kus on see, nagu see voodi või see madrats, kui nad hiljem lastakse need hüppajad. Lastakse köitega ju alla. Ja ma vaatasin seda madras ja mõtlesin, et ei tea, kas see võiks ka minu voodi olla. Ja samal ajal vaatasin üles ja nägin seda alt üles seda lille. Või seda torni siis, ta oli lill nagu öösel. Ja siis ma mõtlesin, et see tunne on kuidagi nii hea, et tuleb järgmisel päeval tagasi tulla. Ja jällegi see oli selline, mitte 100% otsus, aga kuidagi kehase tasandil oli see 100%. Ja siis ma järgmisel päeval läksingi tagasi ja see oli nagu, toimus mingi isiksuse lõhenemine, sest ma tundsin, et ma ei ole valmis hüppama, aga ma olen valmis hüppama. Ja sama asjad on 2 tunnet. Ja ma lihtsalt kõndisin rahulikult sinna majja sisse, kus neid pileteid sai osta ja ütlesin, et ma tahan hüpata. Ja siis algas midagi väga-väga vaimustavat, mida ütleme nii, et praegu, kui ma olen selle hüppe sooritanud, ma mõtlen, et võib-olla kuskil Lääne-Euroopas või kuskil lääneriikides, kus on sellised ninnu-nännu, tädid ja onud ja selline salliv ja sõbralik suhtlemine, ma kindlasti hüpata, võib-olla oleks suutnud ka, aga see on vähem tõenäoline. Sellepärast, et inimesed arvavad, et see aitab, kui keegi nagu selline on selline toetav ja armas ja tegelikult mingites olukordades see enam ei aita. Et mingis olukorras, kui sa oled vastu olnud otsuse ja sa tahad hüpata, sul on vaja et inimesed räägiksid vähem. Et nad ei räägiks, vaid sa lähed lihtsalt otseselt nagu tegudele ja kõik. Ja see aitab kõige rohkem. Ja see oligi selline tegudele minek, et see, ma arvan, et sellel firmal, see on muidugi kõige kuulsam benchhüppe firmas, AJ Hackett, eks ju. AJ see hüppas ju Eiffeli tornist alla. Lisaks paljudele muudele kohtadele, kus ta on alla hüpanud. Ja siis ma mõtlesin, et neil on selline kõik nagu väga paigas. Et kui sa lähed nagu ütlema, sa oled hüppama, siis nad ütlevad, jah, tore. Ja siis ütlevad, et kõigepealt hüppad ja siis sööd kooki ja jood kohvi. Nad annavad sellise kupongi, et hüppad saad kõik tasuta kohvi ja kooki. Ja nad on nagu kohvi joomise ja koogi söömise võrdsustanud benji hüppega. Ja see oli vaimustav, see oli niivõrd vaimustav, et see ei ole päris sama kuskilt tornist pea ees asfalti suunas langeda, kui mingit kooki süüa. See ei ole sama, aga nende jaoks on see sama. Ja see nagu mõjus väga-väga hästi. Ja siis, kui ma üles läksin, siis muidugi kõigepealt oli anti mingi tahvel ette, kus oli öeldud, et mingit haigusi ei ole, eks ja alla kirjutada. Ja aga siis oli kohe võeti rakmed välja ja parem jalg, vasak jalg ja lähme. Ja see oli ka väga hea. Sest ma mõtlesin, et kui ma oleks sellega kuskil Euroopa Liidus või ma ei tea, hüppanud siis selle mingi, et kõigepealt mingi see kursuse ja siis räägime, mis see benchi hüppe on ja siis on kõik on korras. Ei ole kõik korras. Kõik on korras, kui ei räägita. Et inimene on ise, kui ma olin aasta aega ise selle hüppega tegelenud, iga päev mõelnud, kuidas ma olen majade katusel ja alla kukun, eks ju. Ja ma olin oma vaimus nagu enam-vähem, eks ju. Ja see rääkimine asja on hullemaks teinud. Ja nad teavad seda. Et nad on professionaalid seal, nad teavad seda. Ja õnneks nad on ka riigis, kus on võimalik seda teada, et neil ei sunnita mingit nännutamist tegema. Ja mis hüppe on, et paljud mõtlevad, see on kuidagi väga selline põnev või selline ekstreemsport või selline erutav või kuidagi selline. Et see on tegelikult, ei ole nii. Et see oli, ütleme, selle hetke, kui sa seal üleval on väga õudne. Ja siis tegibki see, et vaim peab nagu keha ära taltsutama. Et vaim peab ütlema, et vait kehale. Aga mingi emotsioon ikkagi tekib ja keha hakkab kuidagi imelikke hääli tegema ja kuidagi imelikult käituma. Aga vaim surub ta ikkagi alla. Aga siis, kui see viimane hetk tuleb, siis see täielik õud, mis on keha iga rakk on ju tegelikult kohutavas sellises
väga halb tunne on, väga halb tunne, et kui küsisid, et kuidas ennast tunneb, ma ütlesin mitte hästi, aga ma teen seda, et see tunne on väga halb, tõsiselt halb. Siis see viimane hetk, mis enne hüpet on, see on nagu selline täielik ükskõiksus, et täielik vabanemine kõigest. Et siin on ainult, et ma tahan minna. Ja ma teadsin, et selleks, et hüppe sooritada, tuleb teha ühte asja, ei tohi alla vaadata. Ja igasugused muinasjutud, isegi piibel on ju, piiblis on see kuulus lugu, et kästakse ühest puust mitte süüa ja siis on see proua Lott, et ärge tagasi vaadaku ja siis on see Orpheus ja Euridike, eks ju, et lugu on, et Orpheusel ei tohi ka tagasi vaadata, muidu ta oma naist tagasi sealt allmaailmast ei saa. Siis kõik nagu seda ühte väikest asja nagu ikkagi teevad. Kuigi neil käest, ärge nüüd ühte väikest asja tehke. Siis oli minu jaoks see üks väike asi, et ma ei tohi alla vaadata. Nii et ma võin seda ausalt öelda, et ma kuni hetkeni, kui ma olin ära hüpanud, ma ei olnud alla kordagi vaadanud. Ma olin vaadanud üles, alt üles. Ma olin vaadanud samale tasandile, siis horisondile, aga alla ma polnud kordagi vaadanud. Ma ei olnud alla vaadanud, tähendab seda, et ma ei teadnud, kas see nöör on seal või ei ole. Et ma ratsionaalselt muidugi teadsin, et on. Ma teadsin, et see firma ei tegele inimeste mõrvamisega. Aga irratsionaalselt ma seda ei teadnud. Et nagu kehas ma ei teadnud, kas seal on köi. Ja siis, ma mäletangi see viimane mõte, mis mul enne hüpet oligi see, et mul on ükskõik, kas see köis on seal või ei ole. Mul on ükskõik, aga ma hüppan niikuinii. Vahet ei ole. Ja kuidas hüppe käib, siis esimest korda nad ei lase niimoodi hüpata, et inimene näiteks nagu jookseks sinna. Ma ei oleks seda suutnudki teha, eks ole. Või mingi trikk hakkas tal tegema. Et esimene korda tehakse nagu see Draakula mõrs, et tuleb ette langeda. Ja nad lähevad kätega koos kaasa. Ja siis viimasel hetkel, kui käed on juba sirged, siis nad lasevad lahti. Ja inimesed küsisid, kas nad tõukasid siin. Ma ütlesin, et ei tõuganud. Ma oleks seda tundnud. Nad ei tõuganud. Nad läksid seda kaasa, aga võib-olla natuke tundub nagu, aga ei, nad ei tõuganud. Nad lähevad kätega kaasa, ja siis teevad lihtsalt rusikad lahti. Ja mis tunne siis on see esimene hetk, kui enam seda maapinda jalgajal ei ole. Et kui ongi see esimene samm sinna tühjusesse. Seda ei ole võimalik kirjelda sõnadega. Et see on selline tohutu nagu keeris, nagu tühjus, aga sellise tohutult suure külgetõmbe jõuga, mis tõmbab nagu endasse ja ei lase midagi ei anna armu, ei lase nagu lahti. Ja siis on selline tühjus, et hakkab õudne. Hakkab nii õudne, et käsi tahab kuskilt kinni haarata, käsi tahab nagu mingit pidepunkti haarata, aga ta ainult haarab tühjusesse. Ja see ei ole mitte midagi. Ja see tekitab sellist tunde, et sa ei ole enam elus, elu on läbi, aga surnud ka ei ole. Ja see on mingi kolmas seisund, mis on nagu täielikult olevikus ja see täielik olevikus olemine tekitab meeletu rahunemise seisundi. Sellist meelerahu nagu selle esimese langemise ajal ma ei ole mitte kunagi varem elus tundnud. Et see on nagu täielik puhas meelerahu. Ja see meelerahu ongi pannud mind otsustama, et ma tahan hüpata veel. Et kas siis Macaos, kui ma tagasi saan minna, tahan hüpata või kuskil mujal. Et see oli nagu väga hea. Ja teine asi on see, et kui seda hüpet teha, siis ei saa väga teeselda, ei saa nagu mõelda ette mingid tarku mõtteid ja siis neid nagu näitleja seal etendada. Tuleb see, mis tuleb ja minu jaoks oli see huvitav, et kindlasti ma pöördusin Jumala poole ja ma pöördusin Jumala poole hispaania keeles. Et kui ma olen selle ära hüpanud, siis ma ütlesin Jumala kohta ikkagi, Jumala poole pöördusin hispaania keeles. Ja siis ma alati teen nüüd nalja, kas Jumal on nüüd hispaanlane, ladina-ameeriklane, ma ei tea, aga mis see põhjus võis olla, et ma Jumala poole pöördusin hispaania keeles. Et see oli võib-olla see huvitav moment. Ja siis oli ka muidugi see huvitav moment, kui alla sai, siis muidugi tekkis tahtmine muidugi ropendada natukene. Mis on ka huvitav, et ropendamine lõdvestab kergelt närve. Ja seal all olid pensionerid, Hiina pensionerid, kes hakkasid plaksutama. Ja siis näitasid mulle pöialt üles ka, et tubli, et said ikkagi hüpatud. Mis oli nagu hüppe, ma pärast kommenteerisin nende poistega seal natukene ja ütlesin, et mul on mingi isiklik põhjus, mis ma tahtsin hüpata. Ma tahtsin nagu seda pilku igavikku. Ja võib-olla see üllatuse moment, et ma sain selle meelerahu, mida ma ei oodanud tegelikult. Ma ootasin, et see on ikka põnev ja see on ekstreemsport ikkagi selline, eks ju. Ei ole. See on kauge, see ei ole põnev, see ei ole ekstreemsport, see on meelerahu, see on rahunemine.
see on vastupidi, täiesti vastupidi. Aga mis see nagu võib-olla laiem põhjus oli, miks ma seda mõtisklust siin ka nüüd praegu teen, on see, et maailmas on väga palju inimesi, kes väidavad, et nad on ratsionaalsed ja teaduslikult mõtlevad ja sellised nagu robotid põhimõtteliselt. Ja nagu panevad selle irratsionaalsuse ja kõik see, mis on nagu võib-olla, mida ei ole võimalik nii palju kombata, mida ei ole võimalik teaduslikult tõestada. Et selle panevad allapoole. Ja nad ise väidavad, et nad on nagu ülimuslikud. Või väidavad seda vähemalt kuidagi, ümber nurga ikkagi väidavad. Ja siis on võimalik seda, mõtlesin sellele poisile, et neil on võimalik iga keel seda ära tõestada. Ja nad lähevad lihtsalt sellisel juhul ja seisavad seal hüppeplatvormil ja süstavad pea ees asfalti suunas, sest ratsionaalne inimene suudab seda iga kell teha, sest ta teab, et see on ohutu. Või enam-vähem ohutu. Mingid väiksed asju võib alati juhtuda, aga enam-vähem ikkagi ohutu. Ja ta saab sellega hakkama. Ja kui ta ei saa sellega hakkama, siis ta ei ole ratsionaalne. Ja ei ole midagi hullu, kui ta ei ole ratsionaalne. Ta võib olla täiesti, ütleme, irratsionaalne inimene. Mis ees hullu, midagi pole hullu. Aga kui ta väidab, et ta on ratsionaalne, ise on irratsionaalne, siis on küll hull. Ja selles mõttes pärast seda hüpet toimus ka minus teatav iseloomu muutus. Võib-olla ka see, et ma siin praegu neid mõtisklusi teen niimoodi. Võib-olla üks osa sellest. Et see iseloomu muutus oli see, et tekkis nagu 2 gruppi inimesi. Inimesed, kes on selle hüppe sooritanud ja inimesed, kes ei ole. Et inimene, kes on selle hüppe sooritanud, ma ütlen, et ta oleks rohkem inimene, see oleks väär. Aga ta on võib-olla, ütleme, rohkem täiskasvanu. Sest kunagi mingite pärismaalaste juurest oli kui selline siirde riitus tegelikult sellise hüppe. Ja, see oli see mõtisklus benji hüppe kohta, et kokkuvõtlikult siis öelda, et tegemist on sellise ülimalt lõdvestava kogemusega. See on selline kogemus, mis aitab olla seisundis, mis on absoluutselt olevikus ja annab olla seisundis, mis ei ole ei elu ega surm. Et ta on selline kolmas olemise viis, mida ma ka kommenteerisin seal inimestele ja said sellest aru, seda on ise, seal on inimesed, kellega ma rääkisin, on ikkagi väga-väga palju kordi hüpanud ja teavad, millest ma räägin. Aga erutav või elevusse viiv või põnev või ma ei tea, ekstreemsport, ma ütleks pigem, et see ei ole seda. Aga ütleme, võib-olla ka see, et kui keegi tahab mulle benji hüppest nüüd midagi rääkida, siis ma eeldaks, et ta ise on hüppanud ja võib-olla natuke rohkem kui mõnel, ma ei tea, mõnes tagasöödlikumas kohas, mõnel turuplatsil või kus need pannakse need väiksemaid benji-hüppeid ülesse, kus väike sutsakas ja ongi valmis, et võib-olla see ei ole see. Aga kui sa oled ikkagi 200 meetrit tühjusesse langenud ja see on ikkagi aeg, et sul on aega langeda, see on ikkagi päris mitu sekundit. Ma ei tea, 4, 5 või 6 või midagi sellist. Et seda aega jõuab ikkagi tunnetada. Ja selle aja jooksul tunneb asju, mida võib-olla selle väikse sutsaka ei tunne. Ja rääkida sellest inimestest, kes pole kordagi seda hüpet teinud. Et nendega pole mõtet väga vestelda, sest võib-olla ka minuga polnud enne mõtet vestelda ennast hüppe tegemist, sest ma enne hüppe tegemist mõtlesin, et see on kuidagi väga, väga põnev või selline. Aga ei ole põnev. On absoluutne rahu. Absoluutne rahu, absoluutne ükskõiksus, absoluutne usaldus võib-olla ka nende vastu, kes sulle aitavad hüpata. Ja võib-olla ka absoluutne austus nende vastu. Et nad teevad ikkagi väga rasket tööd. Nad aitavad inimestele, et see asi ei ole tegelikult ju see hüppe. See hüppe on selline füüsiline viis midagi teha, aga tegelikult on tegemist sellise vaimse praktikaga. Et sa suudad oma vaimule öelda, et keha tuleb alistada, keha on loom, kehal on oma hirmud, aga see, mis ikkagi sind juhib, ei ole mitte mingisugune keha, vaid ikkagi midagi kõrgemat. Ja kui sa sellega hakkama saad, siis tekib parem tunne. See oli siis see mõtisklus, mida ma üritasin edasi anda.